Tere tulemast vaatama Turundustaskus järjekordset episoodi. Minu nimi on Triin Rumm, mina olen Avara turundusõppetooli juht. Ja tänases Turundustaskus saates me räägime Karliga. Tere, Karl! Tere! Olen saatesse kutsunud CV Online'i kommunikatsioonijuhi Karl Oderi ja Karl on ka meie kooli vilistlane. Et räägimegi sellest, et kuidas siis tema on enda turundus- ja kommunikatsioonialast karjääri teadlikult planeerinud. Aga alustuseks ütle paar sõna selle kohta, et milline see sinu praegune töölaud siis välja näeb, et millised on need ülesanded lühidalt? Ja? No lühidalt on see Baltikumi suurima tööportaali turundus- ja kommunikatsioonitegevuse juhtimine üle Baltikumi siis. Ja turunduse ja kommunikatsioonitöö, seal väga raske on võib-olla seda piiri tõmmata, et mis on turundus ja mis on kommunikatsioon. Et see on umbes sama nagu küsida, et kui sa lähed nagu sinna autokooli testi tegema, et mis on tee ja siis üritad aru saada, et mis see siis tee on. Et jah, laias laastus digiturundus, kommunikatsioon, kõik, mis hõlmab selle valdkonna tegemisi. Aga ma ütleks küll niimoodi CV Online'i võib-olla kunagise kasutajana, või ka praeguse kasutajana, et mis seal üldse nagu turundada tuleb, et just kui Eestis ju kõik teavad, et selline portaal on olemas ja ma kujutan ette, et Lätis ja Leedus samamoodi. No alustame sellest, et võib-olla kaasa tulnud ametiga on veel see personalivaldkonna ja värbamisvaldkonna teadmised ja tööandja brändinguga seonduv, et see on ka üks osa, et mida me siis turundame või mida me üritame teha, on nagu rääkida tööturul olulistel teemadel. Et me ei turunda tööportaali kui sellist, vaid me tegelikult üritame nagu turundada ennast läbi mingisuguste teemade, mis on siis tööandjate või siis töövõtjate ehk siis töötajate jaoks olulised. Et see on võib-olla see, mis me laias laastus üritame teha. Baltikumi turul on selline situatsioon, kus turg on väike ja väga palju on tegijaid. Ehk siis, et väga tihe konkurents on selline Pepsi Cola konkurents on pidevalt kogu aeg ja selles nagu konkurentsis püsimiseks sa võid ikkagi väga-väga palju vaeva nägema. Aga kuidas praegune selline majandusolukord on, et kas tööpakkumisi teie portaalis on pigem nagu rohkem või vähem võrreldes siin mõningate teiste perioodidega? No turundajatele kindlasti vähem, kahjuks või õnneks. Aga laias laastus ka, et kui me vaatame tööpakkumiste arvu, siis ütleme, teatud valdkondades on langenud tööpakkumiste arv, ütleme, seal 50%, eks ole, võrreldes aastaga 2023, et täna tööturul on meeletult raske situatsioon, IT-valdkond, turundus on nagu esimesed, mis pähe hüppavad, eks ole, kaubanduses ja teeninduses leiad alati tööd. Aga just sellised nagu valdkonnad, kus võib-olla, mis on hästi nagu populaarsed olnud varasemalt, on näha, et tööpakkumiste arv on alla tulnud, tööotsijaid on rohkem jällegi, ütleme, statistika näitab keskmiselt kuni 30% rohkem tööotsijaid, ehk siis see majandustsükkel on alati selline laineline, me oleme siis selle laine alumises otsas praegu, mis teeb tööandjate jaoks elu väga lihtsaks, ehk siis sul on väga lihtne leida töötajaid, aga jällegi vastupidi tööotsijate jaoks väga raskeks, et tuleb arvestada sellise tiheda konkurentsiga, ennast tõestada ja haridus ja selline praktiline asjade omandamine või elukestev õpe käib sellega kaasas ilmselt. Aga sa oled hiljuti pälvinud ka sellise auväärse tunnustuse nagu siis kommunikatsioonijuht 2025 ja see oli Best Marketing, kes sulle selle tunnustuse andis. Et mis sa siis hästi tegid või et mida sinult saaksid meie saate kuulajad õppida, et sa sellise tunnustuse pälvisid? No alustame sellest, et võib-olla esialgu see on hea selline näide või juhile hea tagasiside, et üldse, et sa siin nagu konkursile nagu saaksid oma nime, siis iseennast on imelik nomineerida. Et mida mu tiim tegelikult tegi, minu selja taga nomineeris mind sellele konkursile, mis tähendab seda, et ma olen järelikult juhina midagi hästi teinud, et mu tiim üldse viitsib sellega tegeleda, see on nagu väga hea tagasiside mulle.
Aga jah, teiseks ma arvan, et see tiimi dünaamika on niivõrd hea, et kuigi sellel tiitlil on nagu minu nimi küljes, siis see kõik, mida me tegime koostöös enda sisemise turundustiimi ja väliste partneritega. Ja mida me tegime, laias laastus me tegime kõike. Et me üritasime, see on see saepuru efekt, et me üritasime nii palju saepuru toota, et lihtsalt sellest oli võimatu mööda vaadata ja me üritasime natukene nagu tead, see töö otsimine ja tööportaali värk, see on selline natuke, keegi ei taha rääkida töö otsimisest, palju seksikamad teemad on raha, nagu finantsvabadus ja võib-olla reisimine ja sellised asjad, aga me üritasime siis ka nagu selle töö otsimise jälle nagu selliseks ägedaks teha ja teise nurga alt sisu toota, mis ei olnud võib-olla nii tavapärane ja siis mis paistis silma. Et kui te lähete meie näiteks TikToki kontot vaatama, kommunikatsioon, turundus, nagu ma ütlesin, on nagu hästi selline, nagu et kumb on ja et me teeme tavalisi klassikalisi PR-tegevusi, nagu suhtleme meediaga, saadame pressiteateid, teeme uuringuid tööturu kohta ja nii edasi, erinevate huvitavate nurkade alt, aga me teeme ka väga palju sisuturundust ja sisuturundust väga huvitavate nurkade alt, et ma ei tea, kui palju on Baltikumi turundusjuhte, kes lähevad nunnakostüümis Balti jaama ringi jooksma ja küsima inimeste käest avalikult nende palga kohta näiteks, et kas nad on oma palgaga rahul ja palju nad teenivad, et väga vähe on selliseid turundusjuhte, kes tahavad seda teha, julgevad seda teha ja meie tiim julgeb seda teha. Ja sina ise vist olid seal kostüümis. Ja minu jaoks ongi see, et ma tahan olla hands-on ja ma tahan nagu ägedaid asju teha, et ma ei taha olla ainult Exceli tabeli juht, et tahakski sellist vägevat turundust ka teha. Ja hea on see, et me tänu sellele oleme alati selline, kuna meil on selline, ma kuulasin ühte podcasti, kus öeldi selline lause, et pressure is a privilege, et kui sa nagu, rääkisin ka Pepsi-Cola nagu vahelisest konkurentsist, et see pressure või see surve paneb meid alati mõtlema nagu loominguliselt. Ja mina tahan olla juht, kes oma tiimi ka survestab loominguliselt mõtlema ja uusi asju katsetama, mis tegelikult viib uute ideedeni, ägedate ideedeni, mis siis suure tõenäosusega kõnetavad inimesi, kui sa neid asju hästi teed on ja ju siis me midagi hästi tegime. Mis on teie TikTokis kõige nähtavam videoklipp või oskad sa öelda, et selles mõttes, et isegi võib-olla mis klipp see on, vaid et kui suur see nähtavus on olnud siis? Sadadest tuhandetest räägime ikkagi selles kontekstis. Me teeme asju väga tihti seeriatega, mõnikord TikTokis sa saad hästi palju vaatamisi, metas põhimõtteliselt üldse mitte, aga mis mulle endale üli hästi on meeldinud, ongi need mingisugused tänavateemad, kus me lähme nagu päris olulisi teemasid tänavale küsitlema, kajastame natuke huvitavama nurga alt, sest et inimestel täna meeldib selline nagu ütleme, funnim nurk natukene. Aga Maiduk näiteks, eks ole, et enne kui Maiduk nii-öelda kõikide ettevõtetega Eestis põhimõtteliselt täna vaatad, et ta on väga palju koostööd teinud, et kuna ta oli mu vana klassivend 32. keskkooli ajast, et siis ma helistasin talle ja küsisin, et äkki ta tahab sellist projekti teha ja tegime päris ägeda projekti, kus Maidukit siis üritasime erinevatesse tööturu situatsioonidesse panna ja Maidukit nii-öelda tööd otsima. Ja see oli siis ilmselt suunatud just noorematele, et kellele tema huumor niimoodi peale läheb. Jaa, aga jällegi see ei ole ainult noortele mõeldud, et ta on mina lähtun sellisest asjast, ma ütlesin ka nagu Best Marketingi konverentsi sellise asja välja, et loovus võidab alati raha ja süsteemsus võidab alati siis loovust. Mis see nagu tähendab, on see, et kui sa süsteemselt mingit sisu lood, siis tegelikult see nagu inimesed on nagu ikkagi inimesed, on ju. Et kas see on noor või vana inimene, seal ei ole vahet ja ka on vanu inimesi, kellele meeldib selline kaasaegne ja progressiivne huumor, eks ole. Et me lihtsalt toodame sisu, teeme turundust, kommunikatsiooni, ütleme siis natukene võib-olla sellise, mitte provokatiivse nurga alt, aga võib-olla natukene huvitavama nurga alt, kui klassikaline konservatiivne korporatsioon tavaliselt teeb. Et kui me paralleele toome, siis võib-olla panganduse maailmast LHV, kes alustas sellise natukene teistsuguse turundustegevusega või telekomidest, näiteks Tele2, eks ole, minu nagu Eesti mõistes nagu ägedad brändid, keda mina ise ka jälgin, et teevad asju hästi, et teised nagu korpod on kõik järgi tulnud sellise turundustegevusega ja ma arvan, et maailm liigub ka selles suunas, et kui sa hakkad nagu võrdlema, et kuidas kunagi turundus tehti ja kuidas täna nagu peaks tegema, et siis kui sa jääd sinna vanade mustrite juurde, siis sa ilmselt jääd nagu rongist maha ja sinu bränd ei sära niimoodi, nagu ta võiks särada. Ja sa juba mainisid enda haridusteed natukene,
ja mainisin ka saate alguses, et sa ei ole mitte esimest korda meie koolis, vaid oled Tallinna Majanduskooli vilistlane. Et räägime natukene sinu haridusteest siin meie koolis ka. Et on sul mõni selline võib-olla kogemus või mõni selline oluline asi, mis sa siin õppisid, mis on eriti eredalt meelde jäänud? No vene keel oli kindlasti üks asi, mis on eredalt meelde jäänud, et ma õppisin tollel ajal, nüüd küll vene keel ei ole kohustuslik enam, aga tollel ajal oli vene keel kohustuslik, et see oleks saanud minu komistuskiviks tollel ajal koolis, eks ole, aga mis nagu hästi eredalt meelde jäi, võib-olla mis eristas majanduskooli teistest, oli see, et siin oli hästi konkreetselt turundussuund, mida teistes nagu ülikoolides ei olnud. Miks ma valisin ka selle, et kui mul oli nagu laual valida kas kehakultuuri või turundust või sellist majandusalast asja õppima minna, et siin oli see turundus, mis mind nagu kõnetas. Ja see kehakultuuris me teame, et rahad ei liigu, eks ole, turunduses liiguvad, et siis miskipärast see raha nagu suunas mind turundust õppima. Aga üldiselt nagu see praktiline pool ja võib-olla see mingid grupitööd ja sellised asjad, et see kool suunab sind hästi palju mitte akadeemilisele nagu poolele, vaid nagu üritabki sinust nagu välja pressida selle tiimitöö, grupitöö ja siis mingisugused, sa pidid ise endale praktika leidma, ja siis ma sain erinevaid praktikakohti katsetada, et ma ei ole kindel, et mingi akadeemiline ülikool oleks mulle võib-olla pakkunud nii palju sellist praktilist väärtust, mida see kool pakkus. Ja kuna ma ise isiklikult olen selline õppija ka, et ma tahan nagu pigem nagu fail fast moodi nagu testida ja katsetada neid asju, et siis see nagu sobis mulle nagu päris hästi. Aga kas on midagi sellist, mida sa praegu oma tööülesannetes kasutad ja siis, kui seda teed, et siis tuleb kuidagi majanduskool meelde või mõni õpetaja siin, et võt, et tema rääkis seda ja ma tõesti saan seda rakendada? Tead, kuidas juhtida või kuidas osaleda grupitöös nii, et kõik oleksid efektiivsed. Sa tead küll, et alati grupitöös on inimesed, kes võtavad juhtrolli ja siis on inimesed, kes on nagu järelsörkijad ja siis on inimesed, kes võib-olla küsivad, kui sa küsid ta käest midagi, tal on väga head mõtted, et igapäevases töös sa pead väga palju sellist asja rakendama, kus sa nagu tunnetad hästi ära, et kuidas nagu see tiim või see grupp siis nagu toimib ja siis üritad siis seda nagu seda projekti lõpule viia, sest et sul on mingi eesmärk või mingi ajaline raamistik, kus sa pead selle nagu lõpuni viima. Ma ütleks, et see on nagu väga, väga hea näide sellest, mis nagu päriselus on kasutusel. No aga näiteks ma tean, et meie praegused turundusspetsialisti erialaõppijad ka, et ikkagi see 4P ja 7P ja sellised asjad, et kas sa näid oma töös kuidagi niimoodi pead rakendama või mõtled läbi? Tead, mõtlen ausalt, et üks asi on see teoreetiline teadmine, mis sa koolis saad, aga lõpuks minu nägemus on see ikkagi, et praktikas need asjad ei pruugi niimoodi toimida. See haridus annab sulle mingi raamistiku, eks ole, mingi vundamendi, mille peale sa saad siis laduda enda tulevasi tegemisi. See on umbes sama, et ma ei tea, kui tihti sa pärast matemaatikatunnis õpitud mingisugust Pythagorase teoreemi päriselt seda elus rakendad või mingid tõenäosusteooriaid arvutad, eks ole, et see on vajalik, et arendada sind, anda sulle mingisugused baasteadmised, aga kas igapäevaselt kasutad, võib-olla selles kontekstis mitte, sest et ka valdkonnad on ju erinevad, kus sa turundama hakkad lõpuks, eks ole, millised on need turunduse nipid ja trikid, mida sa päriselt tegema hakkad, mis on need tööriistad, mida sa rakendad, on ju, et turundus on nii lai valdkond ka, et üldse nagu kui turundaja valib selle turunduse eriala, siis ta tegelikult võiks mõelda, et okei, et kus ma tahan nagu tugevaks ka saada, kas ma tahan digiturundusest tugevaks saada või ma tahan olla see, kes ma ei tea, eksporti ja turundust teeb ja läheb, ma ei tea, käib messe mööda, on väga hea suhtleja ja inimestega väga hea, et seal on nagu nii palju teid, mida valida, et kas just 4P-d sulle annab või 7P-d annab sulle selle nagu ma ei tea, pigem vist mitte, jah. Aga kui me nüüd kuulab inimene, kes näiteks õpib meie koolis, et oskad sa talle võib-olla enda kogemuse põhjal anda nõu, et kuidas siis hakata teadlikult enda turunduskarjääri niimoodi suunama, et kas seda võikski teha juba praktika kohta valides, et kuidas sina seda seni teinud oled? No esiteks, tuleb ise ennast tundma õppida, mis on sinu tugevused, nõrkused, et kas sa tahad nõrkuseid nagu tugevamaks hakata kasvatama, ehk siis olla nagu keskmiselt hea turundaja või sa tahad mingis omas tugevuses nagu hästi tugevaks saada. Mul oli niimoodi, et
kui mina alustasin turundusteed, ma alustasin Marketingi Instituudis, täna on sellel natuke teistsugune nimetus, aga Anu Mall Naarits oli seal siis juht ja ma kunagi läksid droonid ja droonivideod läksid hästi populaarseks ja siis ta ütles mulle sellise lause, noh, ma tahtsin väga hakata Ida-Viru turismiklastrit turundama droonivideodega ja teha sellist videoturundust. Ja siis ta nagu ütles mulle sellise lause, et noh, et Karl, ole nagu väga ettevaatlik, et mis nagu valikuid sa teed, et kas sa tahad väga niši minna või sa tahad pigem nagu natuke laiemalt mõelda ja nagu strateegilisem turundaja olla. Ja tollel hetkel ma nagu sain aru, et okei, see, kui ta mulle ütles tollel ajal, ma olin nagu nii armunud sellesse droonivideosse ja videoturundusse, ma olin nagu võib-olla natuke solvunud, aga hiljem tagantjärele mõeldes ma mõtlen, et see oli päris hea nagu et ta kogemusest rääkis sellist asja, et see andis mulle täna selle nagu rolli, kes ma täna olen, on ja kasvatas mind selliseks, nagu ma olen, et ma tegelikult olen 360 kraadi turundaja ja suudan nagu kohaneda igas olukorras, mitte nagu ei ole nagu hästi kindlas nišis, on ja. Kas see on õige valik või vale valik, ma ei oska öelda. Tänaseks ma olen Baltikumi turundusjuht, oskan hands-on turundust, oskan ka Exceli tabeli järgi turundust juhtida. Kas ma seda tulevikus teen, ma ei tea. Kas ma olen nii laia taustaga või mitte, võib-olla mitte, ma ei tea. Jällegi, see on nii palju, ütleme, sa pead ise nagu teadma, mida sa tahad teha. Et raha, ma arvan, on üks asi. Raha sa võid teenida väga paljudes kohtades, on ja sa võid ka täna lihtsalt sotsiaalmeedia turundusega raha teenida väga palju. Et selline, ka see podcast, kus me täna oleme, et sa võid pakkuda ju ettevõtetele videoturundus lahendusi, kus kõik, kes ei tee näiteks shortse või lühivideosid oma täispikast podcastist, lihtsalt kirjutad neile, et kuule, ma hakin sul selle nii-öelda podcasti tükkideks, maksa mulle 250 €, on ja. Ja kui sa teed 10 sellist klienti, sa tegelikult juba oled iseenda tööandja ja saad seda asja teha, on ja. Küll aga üks asi, mis nagu selle pika jutu kokkuvõtteks on see, et mina olen alati lähtunud sellest, et ma tahan teha natuke rohkem kui teised. Tead, see compound efekt on ja, mis on nagu finantsmaailmas ka tulnud, et kui sa iga päev tuled tööle või kooli tund aega varem, ja süvened mingisse teemasse näiteks tund aega rohkem kui teised, siis iga nädal, sul on 5 tööpäeva, oletame, sa 5 tundi oled tegelenud mingite asjadega rohkem kui teised ja 6 aastas, mitme aasta peale kokku, tegelikult see nagu kasvatab sinu teadmisi ja nagu öeldakse, siis 10 000 tundi on see, mis sa pead sisse panema, et saada mingis valdkonnas nii-öelda spetsialistiks või eksperdiks, et siis see 10 000 tundi saab varem täis kui teistel. Ja see on tegelikult nagu kõige olulisem turundajate juures ja mitte ainult turundajate, nagu tööturu kontekstis tervikuna, on ja, et turunduse trendid ju muutuvad nii tihti, et kui sa väga aeglaselt õpid, siis sa nagu jõuad alles mingis valdkonnas spetsialistiks saada, kui uus trend juba peale tuleb, on ja. Et seal tuleb, ei tea, täna vibe koodimisest räägitakse, on ja, et kõik need turundusasjad, mida me täna õpime, võib-olla meil ei olegi vaja sellisel kujul turundajaid enam, me vibe koodime endale ise mingisuguse äpi, on ja, mis teeb meile autobännereid, eks ole, ja meil on vaja ainult IT-süsteemidest mingisugust, ma ei tea, infot või andmestikku ja me lihtsalt vibe koodime endale asju. Et et see on selle hea näide. Kui vibe koodimist meie siin juba vaikselt ka hakkame õpetama, et selles mõttes, et see on see sama, et eks me koolis erialade puhul peamegi ka käima seda sama sammu, on ju. Et ja võib-olla inimene, kes veel ei ole selles valdkonnas nii teadlik, et siis ta ei oskagi vaadata, et mis need praegused need trendid on. Aga sind kuulates, et kuna sa oled siin finantsmaailmaga toonud erinevaid paralleele, et ma ütleksin nende oskuste osas võib-olla lihtsalt siia ka sellise mõtte, et finantsmaailmas ju öeldakse, et ära pane kunagi kõiki munasid ühte korvi, on ju. Et võib-olla nende oskustega võib ka olla nii, et jah, et võiks olla, et mingi see põhiasi, kus sa tõesti tunned, et on see sinu kirg ja lähed väga, väga süviti, aga ongi, et näiteks see videote tegemine, et droonivideod on endiselt hinnas, aga sinna tuleb väga palju seda AI-d sisse, on ju. Et sellepärast jah, tasub tõesti nii, nagu sa ütlesid, et ennast hästi tunda ja huvid ju võivad muutuda ka, aga ikkagi, et võib-olla mitte üks valdkond, vaid midagi ikkagi juurde, kus niimoodi olla ikkagi see spetsialist või ekspert, on ju. Ja tööturu valdkonna eksperdina siis nii-öelda, kui võib öelda lisaks turunduse valdkonnale, mida ma näen, on see, et ei tohiks nagu liiga kaua jääda nagu ühele positsioonile kindlaks. See ei tähenda, et sa pead ettevõtet vahetama, aga kui ettevõttes sa näed, et mingi kasvupiir tuleb ette, et sa teed iga päev samu asju juba,
sa ei suuda nagu uusi huvitavaid nurkasid mõelda, siis sa pead sundima ennast sellisesse olukorda, kus sa oled nagu ebamugavustsoonis, ehk siis sa saad seda teha ainult siis, kui sa võtad vastu uue väljakutse selle ettevõttes sees või hakkad asju täiesti teistmoodi tegema, näiteks et keerad turunduse pea peale, hakkad nagu täiesti nagu asju tegema, mitte kunagi selles turundustiimis ei ole tehtud, või siis sa liigud mingisse teise valdkonda, et saada seda efekti. Ja no siin tuleb mõelda ikkagi globaalselt, et Eesti on nii väike, et ainult Eesti keskselt sa ei saa mõelda, sa pead vaatama, mis mujal maailmas toimub ja nagu kasvatama iseennast nagu spetsialistina ette, et kas see täna nagu need, mis ma teen, kas need on nagu maailma tasemel või see on nagu lihtsalt, et nagu et teen nagu bare minimum, et nagu see asi oleks tehtud, on ju. Et sa ise niimoodi inspireerud maailma tasemel näidetest, ma ei tea, spetsialistidest? Jah, no ütleme näiteks Gary Vee on üks selline, kes minu meelest on väga inspireeriv selles mõttes, et ta räägib väga palju sellist udujuttu ja tühja juttu ja sellist nagu hästi õhulosse ka, on ju, aga mis tema puhul mulle väga meeldib, on näiteks see, et ta ütleb, et ära karda seda sisu luua ja viska see sisu ette, et me liiga palju nagu halvame ennast sellega, et me nagu mõtleme üle, mida teised sellest sisutükist arvavad, on ju. Viskame selle nagu välja ja nagu vaatame, kuidas nagu see tulemus on, et me nagu ei pea igat väikest sisutükki nagu üle mõtlema. Et mis nagu halvim asi on, mis juhtub, et saadad vabanduskirja, no mis siis? Et kui sa turundaja oled... ma ütleks, et halvim võib olla mingi kohtukutse ja trahvid kuskilt, on ju. No tavaliselt selle piirdub vabandusega, aga ütleme ka need influencerite kohtukeisid, kes siin on, nad tegelikult lõpuks oleks nõus minema kokkuleppele, kui üks pool vähemalt vabandaks, aga nad tihti ei ole nõus seda tegema. Nii et selles suhtes, see on üks näide, aga lihtsalt ma vaatan mul ei ole mingeid erilisi selliseid nagu nimesid, ma arvan, et iga teine nimi, mida ma nimetaks, oleks see, mis nagu kõik teised ka jälgivad, on ju, aga lihtsalt mingisugused oma lemmikud, oma nišid, oma sellised nagu need, mis nagu sinu käekirjaga sobituvad või meeldivad sulle, et sa leiad need, on ju, et päris nagu nii ei saa, et sa võtad kätte ja hakkad kõiki asju implementeerima, mida siis nagu internetist leiad. Sa võid testida, proovida, aga lõpuks sa ikka nii kohandad seda enda käe järgi, on ju. Aga kas sul endal on ikkagi näiteks nimetada, ma ei tea, enda lemmikturundaja? Mul ei ole enda lemmikturundajat. Ma arvan, et näiteks kui me podcastidest räägime, me teeme podcasti ka, minu lemmik podcasti turundaja on Diary of CEO, sest nagu, et kuidas tema nagu toodab podcasti, kuidas ta valmistab teemasid, mis teemasid ta valmistab ja kuidas ta seda hiljem levitab, et see on nagu õpiku näide sellest, kuidas podcasti võiks või peaks tegema. Tal on mingi megatiim ka taga, ma ei suuda kõiki asju sealt teha. Aga ja vaadatavus, et minu meelest praegu siis vähemalt ingliskeelses maailmas teisel kohal. Ja. Aga näiteks Joe Rogan, Joe Roganil on väiksem tiim ilmselt seal, ma kujutan ette, ja tema nagu klipid levivad kuidagi orgaaniliselt rohkem, et ta on suutnud nagu selle community enda kasuks tööle panna, et kui sa paned mingisugused Joe Rogan klips, paned YouTube'i, siis see nagu ei tule ainult tema kontode alt, välja tuleb mujalt ka, siis kuidagi see nagu, see tehnika on natuke teine lihtsalt, B2B valdkonnas ma jälgin LinkedInis sellist inimest nagu Pierre Herubel, et tal on sellised nagu ma ei tea, turunduse frameworkid võiks nimetada, ta teeb nagu visualiseerib päris hästi neid, et ma ütleks, et seal on nagu päris ägedaid asju ka jälle. Aga jällegi, mul ei ole sellist, ma ütlen niimoodi, et turundajana on see väike halb asi, et sa pead olema TikTokis ja scrollima TikToki või sa pead kuidagi nagu nendes kaasaegsetes kanalites hästi nagu kohal olema ja investeerima enda aega, siis sa võid ka tööaega investeerida, kui on võimalik, aga et enda aega investeerida siis sellesse, et nagu hoida ennast trendidega kursis, mingite uute tegijatega kursis, on ju. Aga mis on see, ma saan aru, et sa siis hommikuti tavaliselt jõuad varem ja pühendad 1 tunni ja nädalas 5 tundi, et tahad sa meile ütelda, et mis on praegu see valdkond, mis sa näed, et on selline, mis tekitab seda põnevust ja kirge? No see vibe koodimise valdkond on, see tekitab selles kontekstis, et kui palju turundust me julgeme ja tahame automatiseerida. Me võime automatiseerida väga palju asju, kui me oleme väike bränd, väike ettevõte, kui palju me nüüd tahame seda automatiseerida või AI-d kasutada, kui me oleme suurem bränd, et kas seal on mingid eksimisruumid ja asjad sees, et kui sa, ma ei tea, hakkad näiteks selline asi nagu
SEO maailmas, search engine optimization maailmas on see, et sa pead kõikide nagu otsingumootorite jaoks optimeerima enda sisu, kaasa arvatud AI otsingumootorite jaoks, et sa saad kasutada sellist lahendust nagu programmatic SEO, ehk siis, et sa lased AI-l toota tuhandeid artikleid, teed ühe veebilehe, kus siis iga artikkel on siis mingi erineva teema peatükiga, aga nüüd on küsimus, et kas Google karistab seda või ei karista ja kas sa langed sinna mingi otsingute lõppu üldse tänu sellele, et sellised asjad on päris huvitavad, et kuhu poole see maailm nagu suunaga läheb, et see on siis nii, et sa justkui optimeerid AI-le, aga siis samas Google'i otsingus nagu võid täitsa kõik otsingumootorid võivad sind langeda. karistada ja täna ikkagi Google domineerib, et kui sa vaatad seda, et kust tuleb traffic sisse, seda on väga lihtne, Google Analyticas sa saad teha dashboardi, sa näed igat nagu seda AI tööriist eraldi, enamus trafficust ju tuleb tegelikult ikkagi Google'is sulle orgaaniliselt, sest esiteks seda kasutatakse kõige rohkem ja ta ei ole räägitakse küll, et Google'i surm ja nii edasi, aga sellest, kui SEO konverentsil käid, siis sellest on räägitud vist mingi 25 aastat juba. Jah, ja ta on ju minu meelest nii, et ma just hiljuti ka natukene süvenesin sellesse teemasse, et ikkagi praegu umbes 90% otsingutest on ikkagi Google'i. Sellest on isegi erinevaid graafikud, ma arvan, et keegi läheb praegu AI-sse või kuskile Google'isse ja laseb selle nagu, või tegelikult on niimoodi hea otsingumootor LinkedInis nagu, kuna see on nii populaarne tänapäeval, siis sa saad seal nagu väga hästi visualiseeritud mingisugused asju, et inimesed lähevadki päriselt kuskile mingisugusesse, ma ei tea, dokumenti sisse, mille on keegi välja lasknud, päriselt analüüsinud midagi, siis nagu visualiseerivad selle asja ära. Ma ise vähemalt kasutan niimoodi päris palju seda. Aga ikkagi minu meelest selle Google'i osas on ka see, et kui rääkida AI otsingust versus Google'i otsingust, et siis Google'il on ju need mõlemad asjad sees. Ja see on nagu see koht, et ma näiteks võtan, ma ei tea, minu vanemate põlvkond, et nad ei hakka nagu endale alla laadima võib-olla seda ChatGPT-d, aga Google'it nad juba kasutavad, et see on see koht, et kus ta läheb ja guugeldab, aga juba pakub sinna, et kas sa tahad seda AI abi ka. Ehk siis, et ongi välja toodud, et justkui, et inimeste harjumusi nad ei pea muutma, sest inimene on harjunud minema Google'isse ja sellepärast ikkagi siin erinevad eksperdid, ma olen ka kuulnud erinevatel konverentsidel, et justkui arvavad, et võib-olla Google ikkagi suudab oma sellist mõjuvõimu säilitada. No seda raske ennustada, jah, aga ütleme, kui sa täna ükskõik kelle käest küsid, siis mida nagu öeldakse, on see, et ma lähen küsin AI käest, et keegi enam sõnakõlksuna ei ütle ka, et ma lähen guugeldama, et ma lähen küsin AI käest, on ju. Vähemalt nii palju, kui mina nagu olen tähele pannud seda, et ma näen, et inimeste sõnakasutus on juba muutunud. Nüüd, kas Google suudab enda positsioone kaitsta, see sõltub lõpuks, ma arvan, sellistest asjadest, mis nagu niikuinii meie kontrolli alt väljas ja ausalt meid ei huvita ka, et me kasutame seda otsingumootorit, mis annab kõige parema tulemuse, mida inimesed AI-st otsivad, on hästi intent-based otsingud, eks ole, et sa lähed mingi väga konkreetse sooviga, ehk siis mingisuguse pika sabaga märksõna sisuliselt turunduse keeles, on ju. Ja selle jaoks sa saad kasutada seda programmatic SEO-d, kui sa tahad, aga siis on küsimus, kas sa julged seda. Ilmselgelt sa optimeerid oma blogiartikleid ja sisutükke AI-ga tänapäeval, aga kas sa julged nagu full on 100% teha nii, et AI kogu selle sisu genereerib ilma sellelt, et inimfilter vahel on, ei tea veel, on ju, see on selline riski küsimus, on ju, või näiteks video puhul, on ju, et tänapäeval on nii raske ju aru saada, et et kas see on siis AI või mitte, et kas maailm turunduses liigub nüüd nagu human-to-human turundusele, et siis nagu me seda AI solki on nagu nii palju, et inimesed hakkavad eelistama ikkagi seda inimeselt inimesele sisu nagu meie vaheline podcast täna, või nad tahavad ikkagi mingi explainer videosid, mida AI-ga on võimalik teha. Kas me teame, kumb hakkab toimima, ma ei tea, on ju, aga me peame täna testima ja vaatama, et vähemalt trendidega nagu kaasas käia ja püsida, on ju. Ja, ma olen selle üle ka palju mõtelnud ja arutanud kolleegidega ja teiste turundajatega, et minu meelest kuidagi ikkagi, kui sa inimestega vestled, et siis minu jaoks on jäänud kõlama kuidagi see, et nii kui ma saan aru näiteks kuskil LinkedInis kas või, et see postitus on tehtud AI-ga, et ma ei viitsi nagu edasi lugeda, et justkui paljud eriti turundajad võib-olla ise ütlevad, et juba on nagu kõrini nendest AI tekstidest. Ja, aga vaata, turundajad on hästi selles teemas sees, on ju, kui sa võtad, ütleme, kõige tavalisema tädimaali kuskilt Jõgevalt, näiteks, on ju, kas tema saab aru iga teksti puhul, et see on AI genereeritud tekst? Sest kas tema oskab vaadata näiteks, et need M ja N dash seal, eks ole, need sidekriipse pikkasid või ta ei oska vaadata? Et seal on alati küsimus see, et sul on mingi segment, oled oma valdkonnas, see on nagu professionaalne pimedus, vaata.
ja siis sa peadki sellest professionaalsest pimedusest üritama siis mööda vaadata ja turundajad ju peaksid olema head turuanalüüsijad. Nojah, aga lõpuks ongi see, et nüüd kellele sa selle teksti teed ja võib-olla see tädi Maalina näiteks LinkedInis ei olegi üldse. Et ja võib-olla seal on ka see, et kas see päriselt kõnetab. Noh, et kui see tekst on ikkagi hästi tehtud, et noh, ma ei tea, võtame sellise autori nagu Robert Kiyosaki, on ju. Et kõik teavad tema raamatut Rikas isa, vaene isa, et paljud on alustanud sellest, on ju, kes üldse tahavad raha maailmas mingeid samme teha, et siis ma jälgin teda Facebookis, ta, noh, selles ma olen suhteliselt kindel, et ta teeb oma seda sisu AI-ga, noh, väga hästi, võib-olla ta isegi ise ei tee seda, et tal on tiim, kes seda teeb, aga kuna ikkagi see info, mis sealt tuleb, on väärtuslik, et siis noh, ma ikkagi nagu tarbin seda sisu ja isegi ongi võib-olla nii, et kui sa oled kirjutanud mitu raamatut, et siis on väga lihtne teha see AI tööriist niimoodi, et ta kirjutab väga sinu stiilis ja täpselt samamoodi ja ongi võimalik nii, et sa paned päevas, ma ei tea, 3-4 pikka postitust on ju mingite väga selliste teemakohaste asjade kohta. Et... Ja. Aga noh, siis kui mina turundajaks õppisin näiteks ja siis ei olnud seda AI asja, et mina pidin ka nagu raamatuid lugema, näiteks üks raamat, mida ma lugesin ja mis turunduses minu meelest andis päris palju juurde, oli Dale Carnegie'i How to make friends and influence people. See selline nagu minu piibel nii-öelda võiks öelda. Minu just, see on meie raamatukoguski olemas. Et ma tegin sealt screenshotte, ma Google Drive'is salvestasin mingid telefonipilte tollel ajal, et nagu, et jumala eest meelest ei läheks need asjad, kui ma raamatu ära annan. Ja siis oli 48 võimusaladust, ma tahtsin seda originaalversiooni saada. Ma ei mäleta, kes autor oli. Ma tean, mul on see raamat olemas, Robert Greene. No võt. Ja ma läksin veel keskraamatukokku, ma sain mingi eelajaloolise selle raamatu mingi hästi-hästi nagu vana ja ma lugesin selle läbi, et sellised nagu baasteadmised nagu inimpsühholoogiast on nagu nii olulised turundajale ka, on ju. Et noh, et sa, ja see sama, mis sa rääkisid ka, et AI, kuna AI-l on kõik need maailma teadmised olemas, siis tegelikult sa saad käest hästi lihtsasti neid nagu psühholoogilisi nippe ja trikke kätte, on ju, nii et noh, jah, ma olen nõus, et sa lähed seda sisu ikkagi tarbima ja sa paned selle nagu follow sellele kontole, sellepärast, et sa tahad seda sisu saada, sa tahad nagu olla ikkagi kursis. Aga nüüd on nagu väga raske, et noh, aru saada, et kas siis nagu see on tõsi või vale, mis seal sees on, on ju. Sest et ma ei tea, kas keegi, mingi podcast jälle ma kuulasin, ütles, et põhimõtteliselt täna juba maailmas rohkem AI loodud sisu kui inimeste loodud sisu, on ju. Et nüüd, mis AI hakkab ju tegema, ta hakkab õppima AI pealt loodud sisult asju tulevikuks, et kas see sisu, mis ta siis nagu loob, et kas see nagu päriselt pädeb või mitte, see on nagu filosoofiline küsimus, on ju. Mina ei tea neid vastuseid, mina ei ole nii tark inimene. Jah, okei, võib-olla ärme sinna praegu mine, aga väga hea, et see AI tuli juba jutuks, et noh, sa ütlesid, et sinu ajal ei õpetatud, ei olnud nii palju teemaks, on ju, kuigi neid keelemudeleid juba arendati siis, et sa oled lõpetanud 2017, alustasid 2014, on ju. Aga mis sa ütleksid võib-olla mulle kui turunduse õppekava arendajale, et kuhu peaks seda fookust panema, et siis see turundaja, kes siis lõpetab näiteks, et ta tuleb sügisel õppima turundusspetsialistiks ja lõpetab 2 aasta pärast, et ta siis töömaailmas ka siis turundajana saaks tööle rakenduda? Ma olen selles suhtes heas positsioonis, et ma olen endale turundustiimi värvanud inimesi ja ma olen väga palju näinud nagu profiile ja inimesi, kuidas nad ennast nagu positsioneerivad pärast nagu koolist tulemist, on ju. See õppekava peaks olema selline praktiline ja andma hea tausta nagu igas nagu aspektis, mitte nagu ainult siis nagu sisuloome aspektis näiteks, on ju. Noh, et kui me räägime analüütikast, siis hea turundaja on tegelikult ka hea analüütika, on ju, ta suudab mingisuguseid mustreid märgata või üldse, noh, et see ei pea olema mingi tehniliselt megatugev inimene, seda nagu analüütilist poolt nagu üles seada, selle jaoks on omad inimesed, sa võid outsource'ida seda, on ju. Aga sa võiksid nagu omada mingid baasteadmised, et okei, et see seadistus võiks olla umbes selline, et me saaksime kätte selle info, on ju, ja siis peaksid oskama seda infot analüüsida näiteks, on ju. Et mida ma ise nagu värbamisel näen, on hästi see, et kuidagi arvatakse, et turundus on nagu mingi postituste tegemine ja siis selline nagu sotsiaalmeedia ainult, on ju. Aga täiesti nagu noored või siis need inimesed unustavad ära, et meil on ka e-maili turundus, on ju, meil on mingisugused SEO turundus, meil on PR-kommunikatsioon seal kõrval nagu, et noh, ka turundusosa natukene, kuidas me nagu kasutame kommunikatsiooni enda turundustegevuses, mingite konkurentide analüüsi, noh, et selline nagu
kuidagi laiem praktiline kogemus anda võib-olla. Ma arvan, et majanduskool nagu annab ka, tollel ajal võib-olla lihtsalt, turundus areneb ka nii kiiresti, et sa ei tea võib-olla. No kuulates sind ma niimoodi mõttes tegin rohelisi linnukesi, et meil need teemad on kõik kaetud, et e-maili turundus näiteks on meil küll, ilmselt sellest räägitakse erinevates õppeainetes nii palju, et kui palju see konkreetne õpetaja on kokku puutunud või kasu saanud, aga meil on täitsa eraldi valikaine, 24 akadeemilist tundi e-maili turundus, et seal ikkagi õpilased, kui nad selle valikaine valivad, et siis nad saavad läbi teha ja mingi 2 e-maili turunduse keskkonna kohta päris palju teada, on ju. Aga näiteks turundusautomaatika, on ju, et kuidas kasutada näiteks N8N või make.com, on ju, sellised nagu, videoturundus on selline, et see peab, spetsiifiliselt võiks inimesele meeldida, on ju, et seda on raske nagu õppekavasse võib-olla panna, aga valikainena võiks olla, on ju, aga mingisugused automaatikad, et sa päriselt lased inimesele nagu, see on nagu, mina nimetan seda nagu turunduse inseneeriaks. Et turundaja peab olema heas mõttes nagu insener ja suutma mingisuguseid nagu kuidagi tükke ühendada ja panna need nagu omavahel hästi toimima. See ei pea olema nagu täielikult 100% automatiseeritud asi, aga mingi osa võib-olla võiks olla selline, kus sa ikkagi mõistad. Näiteks seesama, et kui inimene teeb mingi if ja or conditionid või and conditionid, et sellised, et kui inimene teeb seda, et siis võiks see asi teha seda, on ju, või et ma ei tea, võtan andmebaasist päringu, on ju, et if this or that, on ju, or and conditionitega, siis paned mingisuguse nagu kas või enda segmendi paika, on ju, et kui sa näiteks CRM-id on ju Pipedrive, et sul on müügikontaktid seal, et mille alusel ja kuidas filtreerida sealt välja ja mida neile siis turundada. Mingid sellised asjad ka hästi praktilised, et inimesed võiksid nagu mõelda, et okei, ma saan mingid baasteadmised, 4B, 7B, on ju, aga kuidas ma neid nagu päriselt nüüd rakendan siis turunduselus, on ju. Lihtsalt võib-olla üks näide. Ja ma arvan, et siit veel edasi minnes, mida sa kirjeldasid, et kui näiteks juba olla natukene vibe koodinud, et siis tegelikkuses, et kui turundajal tekib see idee, et mul on vaja see ja see kuidagi, ma ei tea, eristada või viia kokku ja saada sealt mingid andmed, et siis seda saab ise, ma arvan, üsna edukalt juba vibe koodida, teed endale mingisuguse digirakenduse selle kohta ja vaata, loovusega on ka see, et ega loovus võib olla kaasasündinud anne, aga loovus saab ka nagu struktureerida ja praktiseerida nagu hästi nagu loovmõtlemine võib olla see, et sul nagu tekitad endale keskkonna, kus sul need loovideed ja mõtted saavad üldse tulla. Et ma tean, et väga paljud agentuurid teevad niimoodi, et nad ei ole niimoodi, et seal on mingi üks loov inimene, kes siis nagu mõtleb nagu igale kliendile nagu need ideed välja, et nad ikkagi rakendavad selliseid nagu brainstorme ja workshop'e, kus nad saavad nagu kokku tiimidega, võib-olla kliendi kaasavad ka veel, on ja teevadki sellises nagu väga konkreetses loovuse raamistikus teevad mingisuguse sellise mõtte mingisuguse brainstormi, kust kooruvad head ideed, on ju. Et selline asi võiks ka päris, ma ei tea, kas te õpetate loovmõtlemist ka? Meil ei ole sellise pealkirjaga õppeainet, aga meil on loovkirjutamine, mis on ka see, et seal tegelikult räägitakse ka AI-tööriistadest ja päris sellise copywritingu taustaga on üks õpetaja näiteks, et seda küll, jah. Ja ka ma enda kogemusest ütleks loovuse kohta nii, et ega see idee ju tühja koha pealt on vähe tõenäoline, et see tekib, et loovus ikkagi suures osas on see, et sa oled laia silmaringiga või et sa lähed ja hakkad siis otsima näiteks mingit teemat, et minu puhul näiteks on nii, et tuleb siin aastas ikka mõnel korral pidada kõne. Et kui meil on lõpuaktus, et siis nii-öelda valdkonna juht on ju saab oma õpilasi veel tervitada sellel pidulikul sündmusel ja siis vahest on nii, et mul see kõne, ma tean, et 2-3 nädalat on aega ja ma hakkan mõtlema selle peale teadlikult, et siis tulevad juba mingid mõtted, aga tihtipeale on ikkagi nii, et ma pean lugema mingit raamatut, kuulamagi mingit teemakohast podcasti, märkama kas või sotsiaalmeedias mingit olulist tsitaati, mis kuidagi lööb põlema ja paneb on ju mõtted jooksma, aga ikkagi, et mul on vaja ise kuidagi nagu süviti rohkem minna, et see ei ole see, et ma nüüd, ma ei tea, istun ja ma ei tea, mediteerin või et olen kuskil väga mõnusas ruumis, aga see sinu näide oli ka hea, et seal on teised inimesed, kes viskavad neid ideid, on ju, et ikkagi kuidagi niimoodi
koosloomesse siis saab tekkida, on ju. Jah, aga lõpuks nende kõikide õpete ja õppekavade puhul on minu meelest see, et see peab olema nagu, ma ei tea, mina ise väga usun sellesse, et kui inimene saab ise nagu rohkem valida, et millest ta selle nagu kokku paneb, selle komplekti, et siis võib-olla tulevikus, kus haridus võiks liikuda, on see, et inimene saab natukene nagu oma ikigai järgi nii-öelda siis ka õppekava nagu struktureerida, aga siis kool annab mingisugused valikud, mille vahel siis nagu valida, on ju. Sest et ma ei tea, kui sa ikkagi ei tunne, et mingi kirjutamine oleks sinu teema ja sa tahad video võtta, siis võikski olla näiteks, et on video ja tekst on nagu täiesti eraldi seisvad, ma ei pea nagu võtma mõlemat, et ma võin võtta ühe, on ju. Et selline nagu skillset või see, nagu ma ütlesin ka, et sa ei pea nagu ühte niši minema, aga sa võiksid saada nagu valida nagu selle spektri nagu oma äranägemise järgi natuke rohkem. Ma ei tea, võib-olla see on täiesti utoopia maailm, aga võib-olla tulevik on selline, ma ei tea. Jah, eks siin koolis on kindlasti teatud piirangud selle jaoks, on ju, aga samas ma arvan, et päris maailmas ju, et ongi see elukestev õpe, et inimesed tegelikult valivadki endale neid podcast'e, neid raamatuid, ma ei tea, eeskujusid selle järgi, on ju. Aga selline küsimus ka siia juurde, et mulle tundub ja võib-olla sulle tundub ka, et turundus on üsna selline naiselik valdkond või ütleme, et väga paljud turundajad, sotsiaalmeediaspetsialistid on naisterahvad ja meil koolis ka, et ikkagi on kursusel niimoodi, et kui üks rühm alustab, ütleme, et seal on 30 õpilast, et siis mul on alati hea meel näha, et kui on seal vähemalt 2 või 3 noormeest, sest tihtipeale on nii, et kui on üks, et siis võib-olla ehmatab ära ja ei lõpuni vastu ei pea, on ju. Et kuidas sinu ajal oli, et kui sa õppisid, et palju neid noormehi oli kursusel? Ma arvan, et see oli 50-50 minu ajal, aga kui vaadata nagu ma võin eksida ka, võib-olla oli natuke naiste poole kaldu, aga ma arvan, nagu miks see nii on, HR-valdkonnas on ju sama personalijuhtimine ja värbajad, et kui sa vaatad, see on nagu naiste poolt domineeritud, ma julgeks isegi seal öelda nagu suuremaid protsente kui 50-50, on ju, et ma ei taha nagu hakata siin numbreid välja hõikama, aga ma arvan, et see on väga naiste poolt domineeritud valdkond, isegi rohkem kui turundus, on ju. Siis, see on mingi ajalooline taak kindlasti, on ju, aga kui ma vaatan tööturul tervikuna, et mis nagu mehed teevad, mehed kuidagi on hästi nagu raha domineerib meeste puhul võib-olla seda, et kus suunas nad tahavad liikuda ja kui sa vaatad tervikuna, siis müük on see, kus sa võib-olla need palganumbrid on suuremad, et sa sa pead hästi agressiivselt nagu enesekindlalt seda tööd tegema, aga sa teenid ka natuke rohkem, et mehed võib-olla, naised võib-olla, ma isegi ei taha üldse öelda seda, naised on ka väga head müügiinimesed, aga lihtsalt mehed võib-olla on natukene, kui sa vaatad tööturul kandideerimist näiteks, on ju, et kui sul on mingid nõudmised, sul on näiteks 10 nõudmist on kirja pandud ja meestel on niimoodi, et nagu 5 nendest ei ole täidetud, nad ikka kandideerivad, on ju. Siis naiste puhul on niimoodi, et 10-st 1 ei ole täidetud ja nad jätavad kandideerimata, on ju. Et siis see on lihtsalt see nagu nüanss võib-olla, mis nagu psühholoogiliselt, et mehed kuidagi vaatavad silmaklapid peas mingitest asjadest mööda. Et äkki see nagu kuidagi, et mehed valivad mingeid teisi erialasid, ma pakun. Väga palju on IT-sse läinud, on ja miski pärast on olnud ka ajalooliselt ju see, et IT-inimesi on rohkem nagu mehi olnud kui naisi, kuigi see on ka nagu ajas muutumas. Nii et ajalooline taak ja ilmselt kindlasti jah, mingid sellised. Pluss tegelikult naised, kui ma võrdlen naisturundajaid ja meesturundajad, naised on nii palju paremad organiseerijad, sest et turundustöö nagu vajab mingit sellist organiseeritust ja mingit sellist nagu struktureeritust, kui sa mõtled õpilase peale, kellel on õpik on täis neid sticky notes ja mingisuguseid neid need pisikesed kleepsud, mis on need järjehoidja kleepsud, on ja, et siis sa mõtled, et ta on nagu ilmselt väga hea turundaja ka, on ja, et siis meeste puhul nii ei ole võib-olla. Et äkki mehed ei pea vastu turunduses lihtsalt liiga palju korraga vaja mõelda. Okay. aga kui sa vaatad aina tehnilist turundust, kus on mingid analüütilised asjad, näiteks mingi ongi seotud analüütika või automaatika või sellega, siis tegelikult seal nagu jällegi ei ole see tasakaal nii paigast ära. Ja tegelikult ju võib-olla turundus ikkagi ka
liigub natukene selle tehnilisema turunduse suunas, nagu sa rääkisid siin automatiseerimisest ja nii edasi, et minu sõnum lihtsalt oleks see, et noormehed ei pelgaks turundust, et kui on selline huvi, et siis kindlasti kaaluda ka siis majandus- ja teeninduskolledžit, et kus me siis seda turundust õpetame. Ma ütleks, et vastupidi, võib-olla isegi on tasuks meestel mõelda ja kaaluda, mina näiteks HR valdkonnas küll olen mõelnud, et võib-olla see on üldse nagu eelis meesterahvana, kui sa oled väga naistekeskses valdkonnas, sest et sul on, äkki sul on lihtsam näiteks mingit tähelepanu püüda, kõnetada mingisugust sihtgruppi, kui sa enda nime alt näiteks turundust ja kommunikatsiooni teed. Äkki tõesti need mehed mõtlevad ja kardavad, et turundus võrdub sotsiaalmeediat, nagu ma ütlesin ka, et miski pärast, nagu kui ma vanematega või vanavanematega räägin, et ma teen turundust, nad arvavad, et ma postitan lihtsalt Facebooki ja TikToki mingeid videosid ja asju, aga tegelikult see turundus on nii sügav asi, et keegi nagu välisel vaatlusel ei mõista võib-olla nii hästi seda, et võib-olla need noored ka, kes kaaluvad turundust, nad nagu valivad pigem nagu siis selle ärisuuna, kui lähevad kuskile, ma ei tea, õppima mingit teist äriteemat või ärijuhtimise teemat ja nad ei mõtle sellele, et ka tegelikult tippturundaja võiks olla ju väga hea ärimees. Aga korra veel tagasi selle juurde, et kui sa ise valisid seda eriala, et sa ütlesid, et sul oli seal spordihuvi ja siis see turunduse huvi ja kas siis oligi juba nii, et sul juba enne kooli õppima tulemist sul oli see videograafia kuidagi nagu hobina või mis olid veel need asjad, mis kuidagi sinu nagu huvi siis väljendusid või et kuidas see turundusspetsialisti erialale see valik langes? No mul oli ikkagi puhtalt see, et ma mõtlesin väga palju rahale tollel hetkel ja turundus kuidagi võrdusmärk minu jaoks oli raha nagu. Esimene aasta, kui ma õppisin, esimesed pool aastat tegelikult ma ei olnud päris 100% kindel, ma õigesse kohta sattusin, kui me 4B-d ja 7B-d õppisime ja me saime selle turunduse õpiku, mingi rohelist värvi turunduse õpik oli, ma mäletan, mis selle nimi oli. Mingi turunduse, õppisime rahalehmadest ja kõigest sellest et ma alles nagu otsisin enda kohta, ma olin nagu, tegelikult see on nagu paratamatu ka, et noored natuke otsivad enda kohta, eriti kui neil ei ole mingit, ma ei tea, lapsest peale mingi välja kujunenud sellist asja, et nad nagu, ma ei tea, lõpetavadki mingi kindla konkreetse erialaga, et vanemate eeskujul siis kuidagi vanemad on suunanud ja nii edasi. Ma olin suht selline vabakasvatuse peale, et ma nagu vanemad toetasid mind, aga nad nagu ei suunanud mind nii nagu kuskile suunas, ma sain ise oma valikut teha. Et eks ma ju proovisin ka akadeemilist haridust, ma sain nagu Tartus Maaülikooli sisse maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine, aga minu jaoks oli seal liiga palju nagu matemaatikat, et kui sa esimese kuu jooksul saad 6 erinevas suunas ainult matemaatikat, siis lihtsalt see minu jaoks ei olnud nagu selline, mida ma oleks tahtnud. Aga on inimesi, kes naudivad seda ja on inimesi, kes tahavad seda teekonda valida, mina tollel hetkel ei tahtnud, aga kuidagi see majanduse suund ikkagi oli sees ja siis ma vaatasin, et see on ainuke koht, kus turundus saab. CV Online'i töötajana sul on nendest palkadest ilmselt ka praegusel hetkel üsna hea ülevaade, et kas praegu on ka nii, et turundaja on see, kes või et kuhu on hea minna, kui tahta raha teenida? Head spetsialistid teenivad igas valdkonnas hästi tegelikult, ma ütleks niimoodi. Ma arvan, et täna turundajad kindlasti ei saa enam nii kõrgeid nõudmisi esitada praeguses majandustsüklis, eks ole, et kui 2-3 aastat tagasi tehti turundajatele otsepakkumise nagu vägisi üritati mingitest ettevõtetest ära tuua mingid turundajad, sest oli vaja, siis tänases majandustsüklis on selline olukord, kus üks turundusspetsialisti roll võib saada 100 kandidaati ja nüüd ongi see, et see konkurents on nii tihe, et sa ei saa enam nii kõrgeid nõudmisi esitada, aga ikkagi ma arvan, et ta on nagu palga mõttes on väga hästi tasustatud, kui sa nagu just, kui me ei räägi turundusassistendi rollist, kus sa mingit väga spetsiifilist asja teed, et ma ei näe küll, et ütleme, Eesti keskmist teenida ei tohiks mingi probleem olla turundusspetsialisti erialal. Sealt ülespoole on ju põhimõtteliselt, kui me vaatame, mingi Kristi Saare on teinud ka ju mingisuguseid turundajate palkade, mingisuguseid Exceleid ja keegi just veel LinkedInis jagas seda, et kui me ikkagi räägime tippspetsialisti palgast, me räägime seal 2-3 korda Eesti keskmist, on ju.
ja pluss, et ega seal tuleb ikkagi mängu see, et mis ettevõttes siis turundaja töötab, et kui see on mingisugune, no ikkagi jah, see valdkond, et näiteks oled seal kohvikuketi või restoraniketi või turundaja versus võib-olla mingi IT-sektor või midagi sellist, et siis need palgad võivad seal ka erineda. No seda niikuinii on ju, aga ütleme, turundajate puhul on see ka äge, et sa saad ju oma tööd optimeerida, on ju, et sa nagu saad võib-olla teha nagu side businessi ka, et see nagu side hustle maailm on väga ju levinud turunduses, et ma ei tea, igal teisel turundajal on oma OÜ ka, sest et sõbrad, tuttavad, sugulased, kõik ju tahavad, et nad aitaksid ja sa saad ju nii-öelda lisaettevõtlusega kõrvalt veel lisaraha teenida, kui tahad, on ju, ja turunduses on mingid tükid, mida sa saad hästi nagu kuidagi pakenteerida niimoodi, et sa teed mingi, see video näide on ja, et ma ei tea, teed fikseeritud summaga mingisuguse fikseeritud suurusjärgu tööd on ja sa saad nagu välja arvutada, palju sellist tööd pead tegema, et rohkem teenida. Ma ei tea, aga keskmiselt mul, kui sa vaatad nagu palkasid, siis ma arvan, et nad teenivad hästi. Aga kuidas sinu kogemusel turundajana siis tööturul ikkagi eristuda? Et ütleme, et kui ongi nüüd kuulab meie saadet keegi, kes just äsja lõpetas meie koolis turundusspetsialisti eriala ja tal ei ole veel erialast tööd ja meil on nüüd juunis lõpetab veel üks lend, esimene 2-aastane, et mis nõu sa nendele annaksid, et No üks nõu on kindlasti see, et ärge nagu tõmmake selget piiri müügi ja turunduse vahele. Et väga tihti minu kooli, siis kui ma ka õppisin, siis räägiti sellest nagu müügitiimi ja turundustiimi konfliktist. Aga iga ettevõte vajab endale inimest ja turundajat eelkõige, kes suudab nagu äriliselt, strateegiliselt mõelda kaasa ka müügiprotsessidele. Sest et nagu mida paremini müük ja turundus koostööd teevad, seda suurem on tõenäosus, et nagu päriselt kasvab äritulu ja seeläbi sind hinnatakse hästi kõrgelt, on ju. Et see on kindlasti üks asi, et võib-olla ennast müügi mõttes või ärimüügi sellises nagu valdkonnas ka edasi arendada. Et see aitab kindlasti kaasa. Kui sa oled turundaja, kes oskab ainult sotsiaalmeedia videosid teha, aga ei oska näiteks maha müüa ideed, et kuidas see suurendatud sotsiaalmeedia videoeelarve võiks aidata ettevõttel kasvada, et kui sa mingid mõõdikud sinna külge ei pane, siis sul on väga raske seda ideed nagu juhtgrupis maha müüa, näiteks. Ehk siis ikkagi selline, ütleme, selline analüütiline mõtlemine ja ka võib-olla eesmärgistamine on ju. Kindlasti. See. Aga no ikkagi see nagu, ma ei tea, see ise õppimine ja kiiresti õppimine, et nagu et keegi ei mõtleks nii, et nüüd ma lõpetasin kooli ja ma olen valmis turundaja. Et minu nagu võib-olla üks suur eelis ongi see, et ma ei ole mitte kunagi mõelnud, et ma olen valmis turundaja, ma ei ole ükskõik mis nagu mingisugune auhind, mis ma olen võitnud või mingi töökoht, kus ma olen saanud või mingi juhtiv roll, mis ma olen saanud või ma olen alati nagu hästi nagu humble või selline nagu, et ma mõtlen, et mul on nagu, mis see järgmine samm võiks olla. Et see võib-olla on see, millele võiks mõelda, et majanduskool saab anda sulle mingisuguse baasi, mingi vundamendi, on ja, aga nüüd see edasi algab ju sinu, see töö algab ju kõik sinust endast, on ja. Praktika kindlasti. Et juba valida võib-olla teadlikult seda praktika kohta natukene sellises valdkonnas. Ja mitte minna seda lihtsamat teed. Ma mäletan, minu kooli ajal oli see, et väga, mitte väga paljud, aga osad ikkagi võtsid nagu selle lihtsama vastupanu teed, ma lähen mingi sõbra tuttava juurde või mis tegelikult ei pruugi üldse lihtsam olla, et siis seal tulevad teised mingid dünaamikad mängu ja kuidas see mis. Ja, aga nagu jälgida ja proovida saada seda päriselt turundusega kogemus praktikaga, et kui sa vaatad, me just tegime uuringu, me oleme mitu korda uurinud seda, et mida nagu tööandjad otsivad siis nagu inimesed, siis haridus on kindlasti üks asi, et kas on erialane või valdkondlik haridus olemas, aga just see nagu kogemus või praktika, et kui sa nüüd nagu seda kogemust või praktikat ei oma, siis sul on kindlasti tööturul keegi, kes seda omab, on ja. Et seda vaadatakse ikkagi ja tööandjad vaatavad seda, et sul nagu lihtsam on jalg ukse vahele saada, kas või mingid vabatahtlikud projektid on, et kooli ajal juba, ma ei tea,
mõni õpilane võiks aidata näiteks selle podcast'iga on ju, lihtsalt panna vabatahtlikult õla alla on ju, või mingite teiste kooli asjadega on ju, see oleks ju jumala hea praktikakoht juba on ju, kui on võimalus on ju, või mis iganes. Kusjuures ei ole see mõte kunagi pähe tulnud. No vot, aga või mingisugused et sa, nagu ma ütlesin ka, et sa saad ju ise kirjutada ettevõtetele, kellele sa tahad ja nii edasi, et mäletan, et minu üks esimesi praktikakohti näiteks oli see, et One Touch kondoomide turundamine tänava peale, on ju, me võtsime sõbra, kellele me panime turvamehe kostüümi ja siis ta jagas One Touch kondoome tänava peal ja siis tegi neid igasuguseid challenge'eid, on ju, ja nüüd kerime 10 aastat edasi, ma ise jooksin samamoodi Baltased ringi ja tegin nagu mingisuguseid tänava intervjuust, et tegelikult see nagu praktikakogemus oli nagu tuli kasuks, sest et ma see tänava peal julgus nagu inimestega suhelda, kaameraga ringi käia, et see nagu see vajab praktikat, on ju, see ei ole nii, et sa lihtsalt lähed kaamera ette ja sa oled nagu valmis. Osadel tuleb see hästi välja, aga tavaliselt eestlastel mitte, on ju. Okei, ehk siis praktika, on ju, see isiklik mingi eneseareng, ma arvan, see on ka oluline osa. Ja mina ütleks võib-olla siia juurde lihtsalt sellega, et ikkagi see uudishimu ja ega uudishimu ei ole selline asi, et ta nüüd järsku tuleb sulle peale, vaid pigem on see, et kui sa hakkad süvenema mingisugusesse valdkonda ja juba mõistad midagi, et juba järgneb mingi väiksem selline eduelamus, et siis see uudishimu kasvab. Aga see uudishimu saab tekkida ainult siis, kui sa teed nagu õige eriala valiku. Või vähemalt sa nagu, et kui sa oled selle valiku teinud, siis sa nagu, sinu mindset võiks olla, et ma nagu võtan selle omaks ka selle valiku, et ma annan sellele valikule võimaluse, ma kohe nagu ei loobu, on ju. Kuidagi niipidi võib-olla. Aga kas sa selle CV osas ka oskad oma praegusest positsioonist lähtuvalt anda mingeid soovitusi, et kuidas see tänapäeval on, et kas juba on nii, et põhimõtteliselt teeb mingi AI seal selle esmase analüüsi ära, et kui tulebki 100 CV-d, on ju, või ikkagi on mingid teatud sellised nõuanded, mida eriti tähele panna, kui CV-d koostada? CV.ee tööportaali esindajana ma ütleks, et ikkagi see tööportaali CV on parem kui see, et sa lähed kuskile Canvasse ja lased AI-l genereerida mingit CV või kuskil mingi kolmandas tööriistas. Kuigi seal vist ei olegi võimalik või? Minu meelest nende portaalide puhul ongi alati see, et sa pead justkui täitma sinna need asjad ära. No sa saad omad välised CV-ga ka ja väga tihti ma näengi, et eriti turundajate puhul, kuna turundajad oskavad kasutada mingisuguseid selliseid töötlustarkvaras, nad teevad mingisuguse vägevat CV, et see lootus või nagu see hüpotees on see, et kui ma teen ägedamat CV, siis see paistab nagu paremini silma, aga unustatakse ära see nagu see tehniline pool, nagu sa ise küsisid ka, et AI teeb selle esimese nagu ju filtreerimise väga tihti ära, on ju, või mingisugune ATS-süsteem või mis iganes, et kui sa teed sellise ilusa disainiga, aga näiteks AI-le loetamatu või väga halvasti loetava CV, siis milles puudub igasugune struktuur, siis sa võib-olla ei lähe sealt filtrist läbi, on ju. Aga kõik ettevõtted kindlasti või tööandjad ei suuda endale mingid AI tööriistasid rakendada, et väga paljud käivad käsitsi ka läbi, on ju. Aga nüüd on küsimus, et kas see nagu ilus nagu presentatsioon on ka nagu sisukas, on ju. Et kas sa paned nagu väga palju aega paned sisule või sa paned väga palju aega presentatsioonile, et see sisu on tegelikult olulisem, et meie uuringud näitavad, et tööandjad ütlevad, et sisu on olulisem kui see presentatsioon. Ja sellepärast ka nagu meie see, nagu miks tööportaalid CV-d toimivad, on see, et tööandjad on harjunud skanneerima nagu oma silmadega nagu mingisugused tööportaalid CV-st, nad on tuttav muster, eks ole, oskavad juba infot kiiresti otsida, on ja nad võib-olla leiavad selle info paremini ülesse, mis annab siis võib-olla, et see hüpotees ei pea paika, et nüüd nagu minu oma peab rohkem silma paistab tänu sellele, et see on ilusam disain. Aga kas teie portaalis sees niimoodi ise te ei paku veel mingit, ma ei tea, mingi tööriist, mis teeb seal justkui valiku ära? Ja ausalt öeldes, eks me vaatame ka ju sellise pilguga, et mis nagu oma tootearenduses, et mis nagu maailmas toimub ja eks me siis näeme, kas varsti tuleb või ei tule, et või äkki konkurent teeb ja läheb käiku ja toimib ja nii edasi. Aga ma arvan, et selles maailmas neid konkureerivaid pakkujaid on nii palju, et minu jaoks on see nagu olulisem osa on see, et kas sa oled osa tööportaali ökosüsteemist
või sa oled nagu eraldiseisev keha, et mina soovitaksin olla tööotsijal osa tööportaalide ökosüsteemist ja me ei räägi ainult cv.ee tööportaalist, vaid üleüldse teistest nagu konkurentidest ka, no ma ei tea, näiteks, ma toon lihtsalt LinkedIni näite, on ju, et kui sa teed enda LinkedIni profiili korda, siis kui keegi sind guugeldab siis, või AI-st otsib, siis suure tõenäosusega LinkedIni profiil tuleb esimesena välja. Et sa võid olla kuskil maa spordiüritustel ka mingites nimekirjades või kuskil koolinimekirjades, aga tavaliselt LinkedIni profiil tuleb ikkagi, noh, ütleme top 3 esimeste seas välja, on ju, mis ma arvan, isegi Facebook ei tule nii hästi välja, mis tegelikult on nagu ka päris hea viis, kuidas silma paista, on ju. Aga jah, ma ei tea, ma soovitaks ikkagi disainiga võib-olla tagasi natuke tõmmata ja olla osa sellest ökosüsteemist. See lihtsalt nagu faktiliselt statistika järgi, ma arvan, toimib paremini. Pluss tööandjad teevad mingid andmebaasi otsinguid, sa oled seal nähtav, andmebaas suudab sind leida nendest otsingutest, sest et väga paljud tööandjad ju käivadki näiteks meie CV-de andmebaasis otsimas mingisuguseid spetsiifilisi skill'e või oskuseid ja kui sa seal esile tuled, siis on ju väga suur pluss, kui sa saad otse pakkumise, noh, mingid sellised nagu nüansid. Aga kas ma võin küsida lihtsalt isiklikust uudishimust, et kas kui tuleb, ütleme, et inimene on kasutanud kunagi CV Online'i on ju ja tal tuleb mingisugused infokirjad just kui tulevad. Ja kui tuleb meil, et see ja see töökuulutus võiks sulle huvi pakkuda, et siis kas see on niimoodi, et noh, kõik, kes on kuidagi pannud seal selle valdkonna või ikkagi seal on mingisugune suurem selektsioon, et mille põhjal saadetakse selliseid kirju? Seal on erinevaid, seal on osalised kindlasti, mida meie turundustiim üles seab ja teiselt poolt on kindlasti see, et kuna sa oled seal nii-öelda andmebaasis sees, siis tööandjad nii-öelda siis teevad otsepakkumisi. Ehk siis seal on nagu erinevaid, erinevatel tööportaalidel on erinevad stiilid, aga laias laastus võib olla üks või teine, kui sa mulle hiljem näitad, siis ma nii-öelda kumb on, aga et ütleme, et inimese kontekstis, et see lihtsalt, et ta tõmbab tähelepanu ja natuke on võib-olla ka selline meelitav on ju, et me leidsime siin tööpakkumised, et kuhu sina just võiksid sobida. Muidugi juhul, kui need on mingid sellised päriselt sobivad. AI teeb ka tulevikus väga palju ära, et näiteks kui sa omad tööportaalis nagu CV-d on ja kandideerid nagu sisse logituna tööportaalis, siis tööportaal ju teab sinu kohta rohkem infot, ehk siis ta oskab sulle soovitada rohkem nagu sobivaid töökohti. Ehk siis, et ta nagu aitab, ta nagu sinu nii-öelda isiklik agent, kes aitab sul lõpuks tööle saada, on ju, et sa võib-olla ei jaksagi neid tuhandeid tööpakkumisi läbi kammida või siis sa nagu mingi asi jääb märkamata või mingil eluperioodil sul on nagu näiteks 2 nädalat liiga kiire, on ju, sa ei jälgi üldse tööportaali, aga samal ajal üks tööandja on pannud 2-nädalase tähtajaga töökuulutuse, kus sa võib-olla sobiksid, on ju, et kui sa oleksid passiivne ja ei oleks tööportaalis nähtaval, siis sa võib-olla ei saaks kunagi seda teavitust meie käest, sellepärast et sa nagu ei huvitu sellest ökosüsteemis, ökosüsteemis olemisest. See ei ole lihtsalt turunduslik jutt ka, see on nagu, ma arvan, et selline ainuke väärtus ju, mida tööportaalid pakuvad, on ju. Tööportaalid, tegelikult on hästi lihtne marketplace'i mudel, on ju, et sa tood kokku siis need nii-öelda tööandjad ja tööotsijad, on ju, ja sellepärast see ongi nii populaarne, et see lihtsustab seda protsessi nii palju, on ju. See on umbes nagu Auto24, et ma ei tea, ma ei kujutaks ette, et iga inimene hakkab nüüd tänava peal autot müüma niimoodi, et ta paneb sinna selle A4 paberi ja käib näitamas iga päev mingi mitu tundi oma autot kuskil. See ei tunduks loogiline, on ju. Sa oled väga hästi välja toonud seda, et kuidas siis potentsiaalne siis töötaja saab teha ennast atraktiivseks tööandjate jaoks, aga on sul anda häid soovitusi ka selle kohta, et kuidas siis töötajana valida head tööandjat, et on seal mingid sellised kriteeriumid? Siin võib-olla tööandja bränding annab päris hea sellise aimduse, et et vaadata seda, et millega tööandja brändingu raames siis ettevõte tegeleb, mis sõnumeid ta kajastab, on ju, ja et kas sa nagu ennast näed selles raamistikus nagu töötamast, et vaatad enda tugevused, enda nagu mingisugused nagu mõtted on ja kuidas mingi ettevõte võiks olla tööandja ja siis vaatad, et kas nagu see tööandja bränd siis sinu nende ootustega kattub põhimõtteliselt, on ju. Ja täna tööandja brändingust on ju põhimõtteliselt võimatu mööda vaadata, on ju, et ka meie nagu üks teenuste portfelli osa on see, et me nagu pakume nii-öelda tööandja brändingu lahendusi tööandjatele, et tuua nende sõnumid siis tööotsijatele rohkem nähtavale. Ma arvan, me saame päris hästi sellega hakkama ja me näeme, et see toimib, on ju,
ja miks me seda teeme, tegelikult ongi see, et nagu lihtsalt nagu võib-olla me tahame lõpuks ju tuua kokku need sobivad töötajad sobivate tööandjatega, et meie eesmärk ei ole tuua sulle kõige rohkem kandidaate, meie eesmärk on tuua sulle kõige rohkem sobivaid kandidaate, et see on see nagu meie visioon või missioon, mille nimel me töötame. Nii et kui sa oled nüüd nii-öelda tööotsija, siis nagu ära võta seda tööandja brändingut, kui see mind päris ei kõneta, aga ma näen ikka ja kandideerin, et nagu sellised sarikandideerimised ei ole võib-olla head, et inimene ikkagi võiks ja peaks mõtlema selle peale, kuhu ta kandideerib ja kas ta sobitab sinna töökeskkonda, sest et seal ta lööb nagu õitsele ja nagu päriselt tunneb ennast hästi, kui inimene tunneb ennast hästi, siis ta hakkab arenema, ta hakkab panustama ettevõttesse, tal on endal nagu hea olla. Aga kui sa satud keskkonda, kus sa nagu ei taha olla, siis ma arvan, ega sa nagu võib-olla väga kaua seal vastu ei pea. Okei, kui sa tahad teha selle vaheetappi lihtsalt kogemuse saamiseks, aga siis lihtsalt alateadlikult sa tead, et see võib-olla ei ole kõige parem keskkond sulle, aga vähemalt nagu proovid ja arened seal natukene, aga ütleme laias laastus, kuna tööandja bränd on selline asi, nagu ta ei ole, räägitakse, et ta ei ole ainult turundus, et HR valdkonnas ja personalijuhtimise valdkonnas nagu väga rõhutaks seda, et kui sa tööandja brändi teed, siis see peab vastama sellele, mida sa päriselt suudad nagu pakkuda tööotsijatele või töötajatele, et siis see ei ole kunagi niimoodi, et nad jälle turundavad midagi, et päriselt võtagi seda tööandja brändi kui nagu tervikuna ja seda, mis sind ees ootamas on. Aga kas on ka mingite uuringute põhjal välja toodud, ma ei tea, võib-olla 3 kõige olulisemat tegurit, et võib-olla täitsa selline, et 10 tööandjat leida on üsna raske, aga mis on need kõige olulisemad tegurid, mida võiks vaadata? No see teema, see palgateema ikka on alati see, et mingi HR unelm on see, et keegi nagu et palk ei ole enam number 1 aga mina ütleks, et palk on nagu baashügieen ilma palgata inimene sulle ju tööle väga tihti, ma ei tea, 99,99% inimestest ei tööta ilma palgata, nii. Ehk siis, et vaata, kas see nagu ettevõte pakub seda palka, mida sa tahad päriselt teenida, ja julge sellest nagu küsida ka, et kui avalikult ei ole, siis esimeses voorus kohe küsi. Et palkade läbipaistvuse direktiiv niikuinii kohustub tööandjaid rääkima palgast, aga küsi päriselt ka nagu ja kui on mingi palgavahemik ka, et siis päriselt ürita nagu aru saada, et kas sa nagu selle palgavahemikuga oled õnnelik, Sealt edasi tulevad juhid. Et inimesed otsivad väga tihti kohta, et kas sul on inspireeriv juht või mitte. Et kujutad ette, et sa nüüd lähed turundusspetsialistiks juhi alla, kes sind ei coachi, ei õpeta, ei arenda, ainult käsutab ja üritab nagu kuidagi kokku hoida ja nagu, et sellise juhi all sa lihtsalt ju ei arene, et kas sa tahad sinna minna, et see on nagu üks asi, mida inimesed kindlasti vaatavad ja mida nagu võiks ka vaadata, et kas sa nagu tahad töötada juhi all, kes sulle päriselt ei meeldi, sa lihtsalt võib-olla jällegi natuke aega pead vastu, aga hiljem aga see on võib-olla niimoodi, et kui see juht on kuidagi natukene võib-olla endale nime teinud või kindlasti on ju palju juhte, et kui sa guugeldad ja ega sa ei saagi kohe aru ja võib-olla see esmamulje ka ei anna seda head pilti või? Jaa, aga samas tööandja brändingu nagu sa üritad ikkagi aru saada nagu seda kuidagi guugeldad oma juhti näiteks korra, et vaatad, et kas ta nagu mingisugune inimesena kas või, et inimesena nagu sobiks ja et sa lõpuni ei teagi seda niikuinii, aga lihtsalt statistika ja uuringud näitavad, et inimesed tulevad ja lähevad juhtide pärast, Siis paindlikkus on hästi oluline täna, eriti turundustöös et kui palju ettevõtte paindlikkust pakub, et kas sa teed turundust nüüd 9-5 või sa teed turundust näiteks 12, ma ei tea, 8, et ma ei tea, et kumb on õige, väga tihti turundaja peab nagu paralleelselt töötama müügitiimiga, kes suure tõenäosusega töötab 9-5, sellepärast lihtsalt see on nagu prime time kõnede ja emailide saatmiseks, aga on kindlasti tööülesanded, või ma ei tea, kas sa pead kontorisse sõitma või kodus teha, sellist asja väga palju vaadatakse ja ma soovitaks vaadata ka eriti turunduses kindlasti seda. Aga ütleme, laias laastuseks me näeme kõik, et maailm natuke on nagu kahe vahel, et ei tea, et kas minna siis tagasi kontorisse või siis nagu teha kaugelt, et osad nagu lähevad kontorisse tagasi, osad jälle ei lähe, et seal jällegi õigeid ega valesid ei ole, kui AI käest küsida, võid saada 100 pooltargumenti ja 100 vastuargumenti, miks kaugelt või mitte teha, Mis veel? Selline nagu isiklik areng, ma arvan, võiks olla see ka, et mida inimesed päriselt otsivad ka, kui me uuringuid teeme,
et kas see nagu mitte ainult töökeskkond, vaid kas ettevõte tervikuna pakub mingit arengupotentsiaali, on ju. Me ei räägi ainult karjäärialasest arengust, me räägime spetsialisti aga kas seal on ikkagi see, et mida suurem on ettevõte, et seda tõenäolisem või organisatsioon, seda tõenäolisem on, et seal on arengupotentsiaali? See ei pruugi nii olla, sest et kui sa lähed väiksemasse ettevõttesse, sa saad laiema kogemuste pagasis, suures ettevõttes sa võid teha ühte pisikest osa turundusest, on ju. No ma ei tea, toome mingi suure korporatsiooni näite, kus sul on miljoneid turunduseelarvet. Seal on inimesed, kes optimeerivad igat metasenti põhimõtteliselt, sest et see iga sent lihtsalt loeb nii palju sellest turunduseelarvest, et seda tasub optimeerida. Kui sa räägid nüüd väiksemast ettevõttest, kas sa lähed igat senti optimeerima, võib-olla ei lähe, et sa proovid ja testid erinevaid asju, on ju, et see üks sent lõpuks nii palju ei loegi, on ju. Et siin tuleb ka lihtsalt ise nagu teada, et kas ja mida sa tahad teha, on ju. Ja selle jaoks ongi oluline, et sa nagu natukene, nagu ma ütlesin, ei läheks niši päris, on ju, aga sa ikkagi valiksid mingi suuna. Sest et kui sa valid mingi suuna, siis sa saad selles suunas nagu spetsialiseeruda ja kui sa mingi hetk avastad, sa tahad suunda vahetada, saad seda suunda alati vahetada, on ju. Et sa ei pea olema nagu naelutatud. Ümberõppe on ju tänapäeval nii tavaline asi, et tänapäeval on nii lihtne ümber õppida ka asju. Nii et ma ütleks jah, need võib-olla asjad on sellised hästi olulised ja ütleme kolleegid ka, et aga see läheb sinna juhtide ja tiimi alla, et aga valdkond? Ma ütlen, et ma ise ütleks küll, et turunduse osas ikkagi on nii, et sa ei saa turundada ikkagi väga hästi mingit asja, millesse sa võib-olla ise väga ei usu ja võib-olla kuidagi ei kõneta sind nii palju või? Jah. No mina ütlen alati, kui ma annan nõu inimestele, mina ütlen seda, et sa ei saa olla hea müügiinimene või turundaja, kui seda valdkonda läbi ja lõhki ei tea. Ehk siis, et ma ei saaks ju HR valdkonnas tööportaali nii hästi turundada, kui ma ei viiks ennast kurssi nagu tööturu infoga ja mingid, ma ei tea, kuidas majandus ja tööturg on omavahel seotud ja nii edasi, et mul lihtsalt puuduks nagu kontekst ja ma saaksin nagu mingi turundustegevusega hakkama, aga ma ei suudaks seda nagu turundada nii süvitsi ja võib-olla personaalselt. Jah, aga samas alguses ju sa ei teagi, et see ongi see, et mis on võib-olla nende, et miks tasub hoida olemasolevaid töötajaid, et see on nende eelis, et nad on selles valdkonnas olnud, nad tunnevad seda nii hästi, aga mis võib-olla teinekord võib olla ka takistuseks, et võib-olla ongi, et me ei taha teha uut moodi, et ma tean, et see nagu nii ei toimi, on ju, aga et kui ei ole proovitud, siis tegelikult ei tea. No ütleme kahtlemata, kui sa valid valdkonna, mis sulle päriselt nagu meeldib, lisaks sellele tööandja brändile, et kui see tööandja teeb väga ägeda brändi, sulle meeldib see bränd, aga sulle ei meeldi see valdkond, siis sa ei taha areneda lihtsalt seal, ma arvan, see areng nagu pidurdub natukene, see on umbes nagu, et sa unustad käsipiduri peale ja siis üritad nagu sõita autoga, et siis nagu lõpuks midagi kärssab kuskilt läbi. Jah, ehk siis ikkagi ma võtaks siit veel selle, et tuleb ikkagi siis õppida ennast tundma, et siis kuidagi teadlikumalt seda valikut teha. Ja kool ju annab selle nagu, eks, et kui sa kooli tuled, siis tegelikult sa ju koolis saadki aru, et iga õppeaine ei peagi meeldima. Et see ongi see, et mingi aine õpetab sulle seda, et sa ei taha seda mitte kunagi oma elus teha. Et see võib ka olla nagu järeldus, on ju. Et ma ei ole kohe kindlasti kirjanduses ja eesti keeles kõige parem ja sellepärast ma ei ole ka copywriter, eks ole. Aga ma võin olla aasta kommunikatsioonijuht, hoolimata sellest, et ma ei tunne ennast eesti keeles ja kirjanduses maailma kõige paremini, eks ole. Ka minu gümnaasiumi eesti keele õpetaja ilmselt sekundeerib seda, aga jah, et ütleme, leia oma tugevused üles ja proovi nagu lahtiste silmadega ringi vaadata, et mida sa teha tahad ja kuhu jõuda tahad. Aga lõpetuseks küsin seda, et kuidas sa ise tunned, et kas üldse selline asi nagu turundus, ma ei tea, 3, 5, 10 aasta pärast ikkagi on teema, ja kas AI-st me oleme täna juba palju rääkinud, aga kas sa ise vaatad seda pigem niimoodi põnevusega, on ju arened kaasa või on ka mingi koht, mis tekitab sellist ebakindlust? No kui kõik läheb, kui turundajad lähevad, siis lähevad kõik teised ka, et selles suhtes nagu turundajad ei erine mitte millestki või millegi poolest müügiinimestest, raamatupidajatest, värbajatest, personalijuhtidest ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi.
Nüüd, kui me vaatame nagu valgekraed ja sinikraed nagu tööturu kontekstis, et nagu kontoritöötaja ja kätega töötegija, no kui kaugel need humanoid robotid nagu on ja, et kas need on nagu väga palju kaugemal kui see nagu AI, kes meil täna nagu mingit valgekrae tööd ära võtab, on ja. Ma ei julge kindlasti midagi ennustada, aga kui sa tahaksid filosofeerida, siis võib-olla peaks mõtlema niipidi, et mida sa täna teha tahad, et enda aega sisustada, kui sa mitte kunagi enam tööd ei peaks tegema. Et see on võib-olla, et kui sul oleks kodanikupalk ja sa ei peaks enam mitte kunagi tööd tegema, et mida sa teeksid selle kodanikupalgaga, et see on võib-olla selline küsimus, millele juba täna siis mõtlema hakata, kui sa nagu kardad oma töö kaotamise pärast. Või siis on nii, et kui sellele küsimusele vastata seda, et ma tahaksin postitada sotsiaalmeediasse ja teha reelse ja videoid, et siis, et ka sel juhul võib-olla turundus on sinu jaoks väga õige valik. Jah, aga no fakt on niikuinii see, et turundus on hea valik, mida õppima minna, kui sa tahad olla nagu mingis majanduse valdkonnas, eks ole, turundus kahtlemata nagu sa teenid seal hästi, kui seal tuleb lihtsalt meeles pidada seda, et turundus on selline nagu avaliku tähelepanuga töö, et iga asi, sa pead olema nagu suuteline vastu võtma kriitikat, sest et iga asi, mis sa teed, põhimõtteliselt saab mingisugust kriitikat, on ja, kas oma tiimis sees või siis väliselt, on ja. Ehk siis, et kahtlemata hea eriala valik ja mis lõpuks siis, mille järgi eriala valik teha on see, mis mulle meeldib, on ja isegi kui AI töö kunagi ära võtab, on ja, et siis sa ju oled ümbritsenud ennast inimestega, kellel on samasugused huvid ja soovid, on ja siis saad kuskil Ibiza rannas teiste turundajatega arutada, et kui äge oleks turundust teha ilma AI-ta või koos AI-ga. No, kuidas läheb, ei tea kunagi, eks ole. Ei tea, aga suur aitäh sulle, Karl, et sa täna saatesse tulid. Põnevad mõtted ja ma usun, et turundajad või siis tulevased turundajad said siit palju kasulikku kõrva taha panna. Aitäh!